Tere kõigile! Tere tulemast tagasi järjekordsele Bros of Decay episoodile. Mina olen Leslie ja täna viin teid läbi selle koha. Üks kõige hämmastavamaid losse, mida ma olen kunagi sellel kanalil filminud. See on 17. sajandi loss, mille sees on üks perekond elanud rohkem kui 300 aastat. Kahjuks aga suri 6 aastat tagasi selle perekonna isa, selle koha viimane omanik ja tuled kustusid igaveseks. Täna viin teid läbi selle koha täielikule ringkäigule. Näitan teile kõiki muuseumi eksponaate ja esemeid, mis siia maha on jäänud. Ja need asjad, mis siia maha on jäänud, on kaugelt kõige väärtuslikumad ja ajaloolisemad, mida ma sellel kanalil kunagi leidnud olen. Ja just selleks puhuks mõtlesin, et riietume nagu keegi, kes kunagi elas sellises kohas. Regentstiil, Napoleoni aeg, Napoleon Bonaparte. See on 18. sajandi riietus, mida ma täna kannan. Ja see on riietus, mida inimesed, kes kunagi siin elasid, kandsid iga päev. Lubage mun teile seda suurepärast lossi näidata. Lähme ringkäigule nende inimeste ellu, kes kunagi siin elasid. Kui need seinad oskaksid rääkida, huvitav, milliseid lugusid nad jutustaksid. Uskumatu hulk esemeid ja 300 aastat perekonna ajalugu suleti 6 aastat tagasi siia ja unustati igaveseks. Lubage meil viia teid maailma kõige puutumatumasse mahajäetud lossi. Esimene tuba, mida me täna siin filmime, oli tööruum inimeste hulgas. Ja nagu te siin näete, on siin laud, kus mees kunagi kogu lossi äriasju ajas. Selle koha viimane omanik oli oma igapäevaelus arst ja talunik. Mitte tavaline talunik, vaid veinitootja. Tal oli lossi ümber palju põlde, kus ta kasvatas viinamarju, tegi neist veini ja müüs seda. Ta oli väga rikas mees. Tema vanaisad, isa ja vanaisa olid kõik poliitikud kõrgetel ametikohtadel ning nad osalesid isegi Napoleon Bonaparte ajal Pariisi parlamendis. Esimesed esemed, mida me siin näeme, kuulusid mehele, kes oli kollektsionäär. Ta kogus neid erinevaid münditüüpe, nagu te näete, ja samuti imälisi kunstiteoseid.
siin näete Jeesus Kristust kujutavat puidust kunstiteost. Me näeme siin kohas nii palju väga väärtuslikke esemeid, see saab olema lihtsalt hullumeelne. Need kujud on ilmselt väärt tuhandeid ja tuhandeid dollareid. Kõik on siia jäetud. Ma juba lõhkusin ühe ära, vabandust. Meil on siin Aafrika kuju. Ja siis laua taga on palju raamatuid maha jäetud. Ja need kõik olid raamatud. Renessansi ajast, Napoleoni ajast, Paleest, Pariisist. Ma arvan, et see kõik on Versailles'st. Jah, need on kõik Versailles lossi pildid selles raamatus. Üks kaunemaid losse kogu maailmas. Paneme selle ilusti tagasi ja lähme edasi. Mulle meeldib see lamp, mis meil siin on kotka kõrval marmoris kuju peal, nagu näete. Ja isegi allpool oli kunagi ülilamp. See seisab sellel kaunil abilaual siin all, millel on marmorist pealispind ja ümberringi nikerdused. Kõik need maalid ja pildid seinal. See on aastast 1961. Nad olid erinevate kunstistiilide armastajad. Siin on meil Jaapani kunstistiil, seda näeb ka kõrval olevast kirjast. Ja see on nagu abstraktne, veidi abstraktsem kunst. Ma pean olema ettevaatlik, sest siin on nii palju esemeid. See on abstraktne kunst. Ja see on lihtsalt tavaline kunstiteos. Ja siin sahtli peal on nii palju erinevaid kujusid maha jäetud ja need kõik näevad välja nagu Aafrika kunstiteosed. Meil on siin isegi mõned hüääni või mõne muu looma hambad, mis on siia maha jäetud. Imelised esemed. Imelised esemed. Mulle meeldib ka see kilpkond siin. Väga paeluv. Ja see siin on samuti täiesti täis. Ja see oli raamatupidamislaud, mis meil siin ees on. Seda kasutasid inimesed oma raha lugemiseks. Ja neid näeb palju väga kallites kohtades Prantsusmaal. Imeline õlilamp selle kõrval ja see on tegelikult lauda sisse ehitatud. Kui sa vaatad seda lähemalt, näed, et see on täielikult selle laua jaoks tehtud. Mine siit altpoolt, siis näed paremini. Isegi hirved ja lambad on külgedele nikerdatud. Veel kunstiteoseid on seal kõikjal. Ukse kohal on meil tohutu maal. Ja samuti olid need inimesed, kes siin kunagi elasid, väga usklikud. Siin võib näha palju religioosseid esemeid. Vabandust, need on inimeste kuludokumendid. Siin on kirjas 2 miljonit franki. 2 miljonit franki. Jumal, see oleks tohutu summa raha. Ja siin on kirjas doktor Glaze. Nii et see võis olla selle koha endine omanik. Doktor Glaze. Ülalpool on veelgi rohkem kunstiteoseid. Ma armastan seda teost. See oli kaminasirm, mille panid kaminasse ette, et end natuke kuumuse eest kaitsta. Aga ka selleks, et katta kamin kinni, kui seda ei kasutatud. See on hämmastav peegel, eks? Jumal, mulle tõesti meeldib see. Samuti pead sa nägema maali, mis on peegli kohale sisse ehitatud. Ma lihtsalt armastan seda, eriti kuna see on spetsiaalselt selle teose jaoks tehtud. Kui sa tuled veidi lähemale, näed naist, kes ulatab põllul mehele käe. Nad on ilmselt armunud. Kuldkate siin kõrval ja veel palju selliseid esemeid pliidi peal. Siin näete tulesirmi töös.
see seisab pliidi ees. Imeline pliit. Ja pliidi sisse on isegi vaps sisse töödeldud. Vau. Feelmaale ja kunstiteoseid seintel. Ma vaatan seda siin, see on noor laps, kelle käes on lusikas või midagi sellist. Imeline ilme. Ja siis jõuame elutuppa, väga erilisse elutuppa. See oli tõenäoliselt maja palvenurk. Näete seda tohutut vaipa, mis kujutab vanamoodsat maastikku, tõenäoliselt kusagil Sahara kõrbes, võib-olla Egiptuses või Iisraelis. Sest see on väga usulise motiiviga vaip, mis siin taga ripub. Ma istun korraks maha, siin on nii palju asju. Kogu toa ümber on religioosseid esemeid, kannuseid. Nagu näete, on siin kujukesed. Mulle meeldib see siin. Siia on sisse tehtud 3 nägu. Ja vanasti võis siin seista püst. Püst oleks siin peal olnud või nägu või midagi sellist. Ja siin toas vaatas inimene varem televiisorit. Ma kujutan ette, kuidas ta siin istub oma erilises riietuses, teeb tööd ja pärast tööd vaatab televiisorit. Munk Belgias. Meil on endiselt palju munki, kes pruulivad meile õlut. Vaata seda siin. Seinal on poiss, kes hoiab risti koos Mariaga. Ja siis on meil viimane peegel. Oh ei, see ei ole peegel. Isegi maalid on põrandal, sest neil polnud enam kuhugi neid panna. Nii rikkad need inimesed olidki. Lubage mul nüüd teid veelgi lossi sees edasi viia ja näidata teile teisi ruume, mida me pole veel näinud. Vau, see on tõesti nagu muuseumis jalutamine, kui sa sellesse lossi sisened. Esimene asi, mida ma siin koridoris näen, on see suurepärane lühter, mis ripub laest. Ja siin seinal on meil ka kuju, puidust nikerdatud kuju, mis nüüd laguneb ja termiidid on selle kallale asunud. Kui te lähemalt vaatate, näete seal kõiki väikseid auke. See on lihtsalt kurb näha, kuidas selline teos laguneb. Kui te siia tulete, näete kogu koridori koos kõigi maalidega seinal. Ja see viib meid hiljem üles ülemistele korrustele ning ka selle lossi keldritesse. Aga kõigepealt on meie ees siin veel üks tuba. Vau! See on nii imeline koht. Esimene asi, mis selles toas mulle silma jääb, on see tohutu raamaturiiul, kus on tuhandeid ja tuhandeid raamatuid, mis ulatuvad laeni. Siin on veelgi suursugusem kabinetiala, kõik on lihtsalt maha jäetud. Vaata seda laual, siin on mingi teleskoop maha jäetud. Milline ilus esse. Ma ei usu, et see enam töötab ja ma ei tea, kuidas see töötab, nii et ma jätan selle rahule. Vaata kõiki neid esemeid, väike karp, millel on marmorist nikerdatud kaas, kuhu sa tõenäoliselt oma ehteid hoiaksid. Kõik lossivõtmed on siia jäetud. Ja see vihik. See on täpselt nii, nagu inimesed selle maha jätsid ja sinu selja taga on see imeline koht. Pööra ümber. Meil on veel üks neist hämmastavalt suurtest seinavaipadest seinal, mis kujutavad taas üht neist Egiptuse Iisraeli maastikest. Imeline teos, seal on ka väga ilusad värvid. Mulle meeldib, kuidas see on tehtud. Siin kõrval laual on meil kuju. Vaata seda kella. Selle kella sihverplaat on lihtsalt hämmastav. Sellel on 2 kujutist, üks Rooma numbritega ja teine tavanumbritega. Nagu näha, 1, 3, 5, 1, 2. Näed, liigubki. Ja siin sees oli kunagi küünal ning ma arvan, et kellaplaat oleks olnud küünlaga valgustatud.
isegi kell on üleval ja see osa liigub küljele, et seda kella helistada. Rist kaelake kelleltki, kes kunagi siin elas. Sa näed seda mütsi, ma ei võta seda seinast maha. Aga seda kasutati tõenäoliselt Aafrikasse jahile minekuks. Me nägime siin juba palju Aafrika esemeid ja see müts võis olla selleks kasutusel. Nii palju erinevaid asju, mida siin vaadata. See kast jääb mulle silma, tõenäoliselt hoiti seal ka mõningaid esemeid. Okei, me näeme siin kõik selle inimese diplomeid, doktorikraadi diplomit, võib-olla poliitikaalast diplomit, kõik on siin seinal. Doktorikraad või meditsiinidiplom, meditsiinidoktori diplom 1958, 1904, 1904. Nii et see võis olla tema isa. Sì. Glaise. On me? Ei, neil on sama nimi. Okei, see on väga kummaline, huvitav. Meil on kellegi joonistus ja seal üleval seinal lagunev maal. Ma ei ole maininud ühtegi tooli, mida me selles kohas näeme, aga see siin on lihtsalt suurepärase polstriga tool. Ja siin on kellegi prillid, mis on maha jäetud. Ja selle all. See, mida me siin näeme, on fotoalbum, aga kahjuks on see täiesti tühi. Selle kõrval on veel üks tohutult suur raamaturiiul. Bakalaureuse diplomi all on meil veel diplomeid. See on diplom poliitikaalal. Ja see on samuti suunatud Claire'ile, mehele, kes kunagi siin elas. Vau, vaata seda väljas. Tõenäoliselt mitte sellest klassist. Imelised maalid on kogu ruumis. Seal üleval näed üht meest, aga just need siin köidavad mind kõige rohkem. 1900 või? 1903, mul on õigus. Ja see on pilt selle koha esivanematest poliitikutest, kes valitsesid Pariisi parlamenti. Väga mõjukad inimesed. Ja see oli härra Claire ise piipu suitsetamas. Asjad võivad kiiresti areneda. Kui ta sai oma diplomi 1956. aastal, oli ta tõenäoliselt umbes 80 aastat vana, kui ta suri. Eeldades, et sa saad oma doktorikraadi diplomi 27-28 aastaselt ja siis lisad 70 aastat, pidi ta olema peaaegu 100-aastane. See mees on hullumeelne. Ei tea, mis see seade on. Hortomology. Ma ei ole arst, nii et ma ei saa sind sellega aidata. Ja siin on meil rohkem artefakte hoiul. Ma ei märganud seda. Vaatasin üles, keegi on tõstnud käe mingisuguses teise maailmasõja aegses tervituses. See on hullumeelne. Ja siinpool on ka tank, mis on sellega seotud ja maha jäetud. Ma arvan, et mingil moel nii palju asju. Olgu, lähme järgmisse tuppa, kõik koos. Ja siin me siseneme selle maja muuseumi tuppa, suurde näituse saali. Ma lihtsalt vaatan seda, aga ma ei tea, kas see oli peauks, selles ma pole kindel. Aga tule siia, ole ettevaatlik, sest kõik need plaadid põrandal on lahti. Kui sa seisad selle vitriini ees, siis tundub, nagu sa jalutaksid läbi muuseumi. See peab olema väga väärtuslik ese, mis siia on jäänud. Käsitsi nikerdatud, religioosne ja isegi mõned teemandid on peal, kui sa vaatad lähemalt. Selle eseme kohal
siin ripub uskumatu lühter. Ma ei tea, kust selles toas alustada, ma lihtsalt ei tea. Aga ma alustan siitpoolt ja teen toale ringi peale. Nad armastasid käsitsi nikerdatud kujusid, aga kahjuks on ka see täiesti termiitide poolt hävitatud. Selle ümber on palvehelmed. Vaata neid pabereid siin seinal, need tunduvad olevat 1000 aastaid vanad. Hull vaadata. Veelgi rohkem. Sellel pool nad lagunevad laiali. Mõned puutükid sinna poole. Ja ukse kohal on kujutatud kaunist Prantsuse maastikku, millel on loss mäe otsas. Ja ma unustasin mainida, et toanurgas on ka niisama oda. Sil? Tundub, et siin pole midagi, nii et ma panen selle kinni. Nad panid selle lapse kuju seinale. Proovin kappi sulgeda, samal ajal kui sa seda filmid. Okei. Siin näeme kujutist teisest lossist. Kahjuks ei ole see jälle selle lossi välisilme. Oleksin väga tahtnud näha selle lossi joonistust või kujutist. Seal üleval on veel üks maastik. Ja siin on üks minu lemmiklauadest, mis on väga ainulaadsel moel siia maha jäetud. See on jälle raamatupidamislaua. Vaatame seda lähemalt. Mõned tükid siin sees. Näete esimest kuupäeva, mis ulatub tagasi aastasse 2014. Viimane kuupäev, mil see inimene siin elas, enne kui ta kahjuks lahkus. Mõned pildid tõenäoliselt puhkuse reisilt. Ma olen natuke armunud sellesse kirjutuslauasse. Kõik pildid on seal üleval. Siis sellel pool on meil seinal religioosne kujutis Jeesus Kristusest, kes ripub ristil. Need plaadid on kõik lahtised, aga ma arvan, et neil on eriline tähendus ja nad ei ole siin lihtsalt kaunistuseks. Tõenäoliselt on need väga väärtuslikud. Muidu ei oleks nad neid sellisel kujul siia tuppa pannud. Oh jumal, vaata seda siin. See on vanaaegne kaasaskantav telefon. Sa pidid seda suurt ja rasket masinat kaasas kandma. Ja see oligi sinu telefon tegelikult. Mu isa rääkis mulle, kuidas see töötab. Ja isegi siin all on meil veel üks. Nagu näed, on toru siin küljel. Ja see oleks sinu edastusseade. Võib-olla on see pärit maailmasõjast, kes teab. Veel üks uskumatu kuju ja selle kohal veelgi rohkem neid hämmastavaid maale. Vaatame uste vahelt sisse. Tere tulemast suurepärasesse söögisaali. Vau, las ma panen selle ukse kinni. Ja las ma ütlen sulle ka midagi. Vaata, kuidas see töötab. See enam ei tööta. Imeline sinine ukse esikülg, nagu näed, suurepäraselt kujundatud. Aga ma pole selles toas korralikult ringi vaadanud. See on põnev teos. Vau, see on üks ilusamaid söögitube, mida ma tõesti kunagi näinud olen. Isegi muuseumis ei leiaks midagi sellist. Mulle meeldib see väga-väga palju. See kujutab viktoriaanlikku naist, kes istub tualettlaua ees ja teeb endale meiki. Vau, isegi see paravent selle taga. Milline ilus maal. Mulle meeldivad sellised maalid. Need kujutavad nende inimeste kunagist elu, kes kunagi nendes kohtades elasid. Siin näeme kirja doktor Jean-Denis Gleisilt. See oli siis kiri mehelt endalt. Vau, seal on mõned imelised kujud. Vaata seda huvitavat kappi, mis meil siin on, koos kõigi nende erinevate sahtlitega. Vau, nendes sahtlites pole enam midagi alles.
see on tõeliselt imeline ese, mulle väga meeldib, kuidas see on kujundatud. Siin kõrval rippus varem maal, aga seda pole enam. See on täiesti kadunud. Siis viidi ära suur naise näopüst. Siin, mil on uskumatult ilus ja huvitavalt kujundatud kamin, mille kohal on peegel. Nii et siin on meil istumisala. Siin näete täielikult polsterdatud tooli, mille ümber on erinevat tüüpi kiud. Nii et inimene istuks siin õhtul, ma lihtsalt näitan, kuidas inimene selles kohas elaks. Oma ilusates uhketes riietes, jalad seal jalatoel. Kamiina ees tõenäoliselt oli see põlemas. Lihtsalt mõnules, võib-olla jõi tassi kohvi või mõnd muud napsi või midagi sellist. Sellises kohas elamine oleks olnud fantastiline. Kamin on nii kaunilt kujundatud, mõlemal pool on näod, nikerdatud näod, mis on täielikult vasest tehtud. Kamiina ees on tulekaitsevõre. Seel sees on taas perekonnavapp. Inimeste viimased tuhad on endiselt kamiinas. Ja siis on meil suur fassaad maalidega peegli kõrval ning veel üks peegel üleval, kaunilt nikerdatud 2 lapsega sees. Vaata seda kuju, laps, kes on vait. See siin on midagi, mis täiesti mureneb juba peale vaadates. Aga see võib olla tükk millestki, mis kukkus alla nende aastate jooksul, mil see koht oli hüljatud. Täiesti hull, kuidas saab keegi nii palju asju lihtsalt maha jätta, ilma et keegi märkaks. Need inimesed peavad olema miljardärid, et midagi sellist teha. Sõna otseses mõttes miljardärid. Siin kõrval on mõned hämmastavad polsterdatud toolid, millel on ümberringi kullatud kaunistused. Siin näete, seljatoel on mees, kes kalastab. Ja siis see seinakell. Ma ütlen ausalt, see on kõige ilusam, mida ma kunagi näinud olen. Ilus kellaplaat, mis on täielikult kullast, Josep. Curta de Curral on kirjas, seal on üks boussiin. Ja siin on meil, sellesse on sisse töötatud maal. See ongi põhjus, miks on minu jaoks nii eriline. Mõned toolid on ümber ruumi, samad, mida me just nägime. Ja siin on meil kabelaud, kus selle koha omanikud tavaliselt kabet mängisid. See on mäng, mida mina ei tunne. Ma olen males väga hea, aga kabet pole ma tegelikult kunagi mänginud. Veel neid uskumatuid polsterdatud toole. Neil on väga peen disain. Vaata siia. Vau, see on raske. See on tehtud puidust, aga see on uskumatult raske. Kunstniku nimi on siin peal. Siin on Jeesus selle ees laumas. Vau. Ja see kahjuks on vitriinkapp kellegi poolt täiesti puruks löödud. Ja võib-olla võeti siit midagi välja. Vau, vaata seda. See on nagu mehhanism, mille sa paneksid millegi külge, nagu klamber. Nii palju erinevaid asju, ma tahan selle lahti teha. Oh ei, see on kinni, võib-olla sellepärast keegi selle purustas. Seal all on mõned kammid. See meeldib mulle väga, las ma vaatan seda. Siis on meil siin kõrval see sirm. Jällegi üks ilusamaid, mida ma kunagi näinud olen. Ja see sulandub tuppa kuldsete detailidega, mida näete seal. Iga selle eseme külg on täielikult detailideni kujundatud. Siin kõrval on diivan, kus inimesed saavad õhtul istuda ja puhata. Minu kostüüm sobib sellega kokku. Vau, Prantsuse maastikumaal,
tegelikult on see väga-väga suur maal ja see kujutab Prantsusmaal elanud inimeste endist taluelu. Ja siis on meil siin see nurk. Jälle üks uskumatu nurgake. Kõigepealt see komplekt, kus omanikel oli mõned kanged joogid välja pandud, kui külalised tulid külla. Nad said selle välja võtta ja lauale panna. Selle asjaga peab väga ettevaatlik olema, need on kõik nii kallid asjad. Sa võid selle täiesti kinni panna niimoodi, need küljed. Sa võid selle niimoodi võtta ja võib-olla saad isegi jahile kaasa võtta või midagi sellist. Ja siis, kui sa selle kinni paned, siis see enam ei tööta. Siis sul oli nagu selline kast, mille sees oli alkohol. Ja vaata esikülge, sinna on isegi kivid sisse pandud. Olgu, ja siis on meil siin üleval mõned maalid. Üks mees vaatab väga tõsiselt. Aga sa näed tema maja aknas, et seal on ingel välja pandud. Vaata kuldset krooni tema pea kohal. Mõned ilusad maalid. Ja siis on meil siin see maal samast naisest, keda me just nägime tualettlaua ees, aga nüüd loeb ta raamatut. Jälle üks raamatupidamislaud. See siin on palju suurem kui eelmine, mida nägime. Siin on see käevõru, mille naine oleks uhkusega kandnud ja mis on maha jäetud. Siin on palju võtmeid. Wow. Ja siis raamatupidamislaua kõrval on meil see kuju, see religioosne kuju. See on hämmastav, aga nagu näha, see hakkab pragunema lihtsalt. Läheb sealt läbi. Ja siis toa keskel on see tegelikult kõige erilisem. Meil on laud marmorist pealispinnaga, selle ümber polsterdatud toolid. Ja selle kohal on uskumatu lühter. Wow. Ma olen sõnatu, tõesti. Selle üle olen ma täiesti sõnatu. Kuidas see välja näeb, need värvid seal valge, mis sulandub kollase ja sinisega? Nii peen, aga samas nii hämmastav. Ja see viib meid selle koha järgmisesse ruumi. Ja siin on taas üks söögituba. Wow. Aga esimene asi, mida ma seal näen, on see nurk. Ja me läheme otse sinna. Ma näitan sulle kõigepealt seda eset. See on omanike jaoks mingisugune puhkeala, mille keskel on lamamistool. Aga ma võiksin lihtsalt pikali heita ja puhata. Võib-olla lugeda mõnda head raamatut või midagi sellist. Siin toa keskel on meil kamiin. Ja me rääkisime kaminasirmidest, aga minu arvates on see üks ilusamaid kaminasirme, mida maha jäetud kohast leida võib. Seda saab niimoodi kokku võltida. Ma ei hakka seda päris lõpuni tegema, sest see tundub natuke katki olevat, aga saaks selle kokku võltida ja kõrvale panna. Ja siis oli sul see imeline kaminasirm omaette väljapaneku tükina. Nii et meil on marmorist kamin ja selle peal on naise ja lapse kujuga kuju. Vau, seal üleval on peegel, millel on loss, Prantsuse loss. Jällegi on selles toas palju maale ja pilte välja pandud. Joonistused, pildid, maalid, kõik on seinal. Siin on meil mingisugune väljapanek, kuju ja siin oleks mingisugune nägu. See nägu on sama, mis see siin. Nii et võib-olla nad täiendavad teineteist. Mulle meeldib, kuidas see on kujundatud. Siis näita ringi. Tegelikult näevad need kõik välja nagu joonistused. Kui ma neid lähemalt vaatan, siis kõik näevad välja nagu joonistused. Ja siis on meil peegel voodi kohal, siin lamamistooli kohal, nagu ma seda nimetan. Siin nurgas on jalutuskepid maha jäetud. Väga kitsad, mitte eriti tugevad.
ja üleval näitasid sa seda uskumatut lühtrit. ja sellest aknast seisid inimesed ja vaatasid üle aia. luuderohi on aastate jooksul aknale kasvanud. olgu. Siis on meil selles toas veel üks nurk, väike väljapaneku alus, mõne kujukese ja veel maalide veel piltidega. ja siis jõuame teise söögialasse. ja see tundub olevat rohkem nagu suur söögituba, kus pere kokku tuli. Neil olid siin serveerimiskohad, kus teenijad serveerisid inimestele toitu. Need on uskumatult rasked. Just, nii see töötaks sellises lossis. Laua kohal on meil see tohutu lühter, mis on siia maha jäetud. Tõesti väga ilus. Isegi näod on sinna sisse kujundatud. Ma arvasin alguses, et see on veel üks aken, mis viib tagasi esimesse tuppa, aga tegelikult ei ole. See on lihtsalt peegel. Ja ma ei tea, kas seda üldse saab avada, aga see avaneb ja selle tagant paistavad. Kõik taldrikud ja tassid, vaata neid kohvitasse, mis teil inimestel olid. Vau, Jaapani kohvitassid. Veel üks marmorist kuju. Ja mulle meeldivad sellised pingid. Kolmeks jaotatud justkui eraldi toolid ühes pingis. Ja selle kohal on meil see tohutu ilus maal naisest, kes näeb üsna kurb välja. Veel ühe mehe nägu siin seinal, siin seismas. Solatöös. Vaata lihtsalt seda siin. Ja see tundub olevat võib-olla ühe selle koha endise omaniku või elaniku pilt. Vau. Jällegi on kujutatud naist. Võib-olla kujundas selle koha naine ja mõtles, et tahab panna siia tuppa naisi ning anda sellele ruumile mingi tunde. Meil on veel üks kuju. Valge marmor, täielikult välja voolitud. Veel üks joonistus mehest, Tihan Green. Siin on kirja. Siin sees oleksid noad ja kahvlid. Nii palju asju, mida vaadata. Ja siis on meil sellel toal veel üks külg, kus on veelgi rohkem maale siinpool. Vau, vaata ukse kohale, seda me pole veel näinud. Jälle tohutu plaat, täiesti nikerdatud. Hämmastav, vaata seda meest, kes siin istub ja mõtleb. Tundub, et see hakkab maha kukkuma, nii et ma panen selle natuke tagasi. Ja siis jälle sellele poole. Meil on veel üks neist väljapanekutest, kus on kõik need erinevad klaasid sees, mida nad saavad endaga kaasa võtta, võib-olla jahile või kuhugi mujale. Seal üleval veel üks põllumaa, Prantsuse põllumaa. Olgu. Kas ma olen sulle seda näidanud? See võti ei tundu töötavat. Siin on kõik tandrikud piduliku õhtusöögi jaoks. Inimesed annaksid kogu portselani, inglise portselani, nii on kirjas. Siin pea. Inglise portselan kõik koos. Siin me jõuame selle koha koridori, kas ma avan sulle ukse. Paistab, et meil on trepp, mis viib alla korrusele. Mingisse piirkonda, ma arvan, et keldrisse, võib-olla veinikeldrisse.
esimene asi, mida ma seinal märkasin, oli see mees. Ta näeb tegelikult välja nagu kodutu inimene. Vabandust, kui ma eksin. Veel joonistusi seinal. Vaata seda, ta näeb välja nagu kunagine väga tähtis poliitik. Ülal siin on kujutatud ja siis allpool on pühak üleni kullaga kaunistatud. Vaatame seda tuba. See on lihtsalt köök, väga tavaline. Aga inimestel oli ka vaja süüa. Vaata siia, meil on mõned pildid. Need on inimesed, kes võisid siin elada. Need võisid olla Claire'i lapsed. Olgu, ma tahan sellest trepist alla jalutada. Sa võid minu ees minna, kui soovid. Läheme alla. Kuhu see viib? Kuhu see viib? Isegi siin keldris näen ma maale, jumal. Isegi keldris olid neil igal pool toad. Vaata, kuhu me lõpuks sattusime. See on nagu mingi istumisalaga lihtsalt selle koha keldris. Sinine lühter siin üleval. Polsterdatud toolid ümberringi ja isegi kõrval on nikerdatud kuju. Hullumeelne. Tegelikult otsin ma veinikeldrit, sest see peab selles majas olemas olema. Jumal, vaata siia, kuhu me siseneme. Teine köögiala. Sa näed kõiki taldrikuid, mis on siin kõikidel seintel. Ilus portselan ja see näeb välja nagu Delfti või Prantsuse portselan. Suured veinikausid külje peal, kuhu nad varem veini hoidsid. Jumal, lihtsalt pööra kaamerat ringi ja näita inimestele kõiki taldrikuid, mis siin seina peal on. Siis meie ees siin on meil see hämmastav, lihtsalt hämmastav pliit, Maurice. Tegelikult ei olegi see nii vana. Ja see on puupliit, mille sa kütad üles ja mille peal sa süüa teed. Ma arvan, et see on üsna uus osa majast, mille nad juurde ehitasid. Ma ei tea, mis need asjad siin kõrval on. Alguses arvasin, et need on pliidid, aga tegelikult ei ole. Siinpool on meil ahi, millega süüa teha. Siin sees on erinevad asjad. Mõned noad. Igasugused erinevad asjad. Vaatame, mis on sellesse imelisse kohta maha jäänud. Juba näeme siin kõrval rohkem maale. Ja sa näed ka hallitust, mis on viimase 6 aasta jooksul tekkinud. See koht on olnud maha jäetud ja keegi pole siin sees käinud. Kaunid maalid jälle selle lossi seintel. Ja need olid ilmselt maja laoruumid, kus inimesed hoidsid erinevaid esemeid. Kas see on piisoni pea või midagi sellist? Mul pole aimugi. Meil on ka värav, mis viib trepile. Kahjuks tundub, et see on täiesti lukus. Siin on meil veel üks panipaik, kus nad isegi hoidsid sellel pool tohutut maali. Mida ma otsisin? Igal lossil on muidugi oma veinikelder, klaasi pärast, mis mu jalgade all krigiseb. Siin näete kõiki erinevaid veinipudeleid, šampanjat ja muid alkohoolseid jooke, mis on siia maha jäetud. Näiteks see pudel siin on aastast 1973.
pudelitel, mis on selles keldris, on isegi hallitus peal. 1971 aasta omad. Kõik on endiselt ääreni täis. See veinikeldega on tegelikult üsna suur. Vau. Veel neid naise joonistusi seinal. Ja siin sees oleks tõenäoliselt olnud kuju, aga seda pole enam siin. Ja veel üks maan seinal. Okei, vaatame. See tundub olevat sukus. Pärast põhjalikku selle ukse uurimist sain ma koos Jeruniga aru, kuidas see töötab. Ja. Sa pead lihtsalt sellest väikesest kangist siin tõmbama ja siis saad ukse avada. Ma teen seda oma kena kiigaga. Ja siis oleme minu meelest maja esiverandal. Oh jumal, vaata siia seinale kõiki neid trofee peasid, mis on siia jäänud. Need on tõenäoliselt trofeed ajast, kui mees käis jahil. Need näevad täiesti imelised välja. Ja näete, et siin katab sammal plaate. Siin sajab vihma sisse ja kedagi ei huvita see koht enam tõeliselt. Kui kurb see reaalsus on. Siin spa lõpus oli isegi selline väike baarinurk. Oh jumal. Sellest kohast avanes vaade aiale. Ja siis on siin isegi maha jäetud sisebassein, mis on nüüd täiesti roheline. Lihtsalt täiesti roheline. Isegi väike kuju seal lõpus ja puud juba kasvavad sees. Vau! Isegi jõusaali alal selles maja osas. Väga põnev vaadata. Vaata seda, siin saab trenni teha, hoida end vormis. Mis see viimane osa on? Vau, sauna ats on koos duši ja kõige muuga on siia alles jäänud. Oh jumal, kas siia on jäetud Soome või Rootsi sauna? Siin saaksime me kõik koos istuda, see pere pärast pikka tööpäeva arstina ja veinikasvatajana. Okei, kõik, me tuleme tagasi läbi muuseumi ja siis kõnnime otse koridori. Vaadake seda. Ja kõigepealt teeme väikese jalutuskäigu alla korrusele, sest vaatame selle ala läbi, enne kui üles läheme. Ja näitame teile magamistube, kus need inimesed kunagi magasid. Siin selle koridori seintel on igal pool laiali arvukalt maale. Mul on sadam kusagil Prantsusmaal. Vaata seda toonitud klaasakent, mida me siin koridoris näeme. Ja esimene asi, mida ma sellel märkan, on see vapp. See on täpselt sama, mida nägime kamina peal. Ja selle kohal on isegi rüütel. 2 inglit selle akna külgedel. See viib meid kõiki keldrisse. Ja esimene asi, mida ma selles keldris märkan, on seal kõrvalt seisev tiibklaver. See on tegelikult klaver. Ma ei ole 100% kindel, aga tundub, et see on lukus. Jah, see peab olema klaver kindlasti. Allpool on pedalid, aga võib-olla see kukuks õues kokku ja siis saaksid sellel mängida. Siin on kujutatud lopsakas maastik. Vau.
ja siin toanurgas on 2 polsterdatud tooli. Mulle meeldib ka selle trepi huvitav disain, mis viib otse lossi tippu. Lihtsalt nii põnev disain. Ja neil on siin trepi alguses selline marmorist käsipuu. Isegi vaip katab iga üksikut astet. Keldris on veel üks tuba ja see paistab olevat tööruum, kus teenijad olid. Kõik voodipesu, linad, rätikud ja kõik muu on endiselt siin. Aga isegi mõned maalid ja pildid on siin kõrval. Vau, ilusad värvid seal peal. Pesumasin ja kuivati ja siin lõpus on meil mingisugune vannituba. Nii et liigume nüüd mööda seda keertreppi ülesse viimasele korrusele ja näitame teile, mis siia on jäänud. Selle trepi seintel on palju maale, mis kujutavad religioosseid tegelasi vanast ajast. Vau, vaadake seda. Seesama toonitud aken on ka seal üleval. Siin on meil väga oluline võib-olla Rooma päritolu ese. Mees, kes on selle koha seinale maalitud. Ma tahan sulle näidata seda toonitud klaasakent seal üleval. See on täpselt samasugune nagu see allpool. Seal on sama R ning samuti koer vappidega. Vau. Ja siis jõuame ülemisele korrusele, kus meil on see lühter siin koridoris rippumas. Mis teeb mind tõeliselt kurvaks on näha, et seintel on hallitus. See ilmselt hävitab need maalid, mis seal all on. Siin seinal on meil alles jäänud lopsakas maastik. Vesikosk. Hämmastav vaadata. Ja siinpool meil on koridor, mille mõlemal küljel, mõlemal seinal on 10 maale. See on tõeliselt hämmastav vaatepilt, kui sa siin seisad. Aga kõigepealt lähme selle koha esimesse madamistuppa, mis on meist paremal. Vau, hämmastav teos. Las ma panen ukse enda järel kinni, las ma näitan sulle seda magamistuba. Jumal küll. Ja esimene asi, mida sa sellesse magamistuppa sisenedes märkad, on see, et sellele lauale on jäetud sadu ja sadu münte. Imeline, see oli kirjutuslaud ja ma arvan, et see oli ka lapse magamistuba. See on väga väike voodi ja see pidi olema lapse magamistuba. Vaata seda kirjutuslauda siin, mille peal on rohelust, täiesti puidust tehtud. Siin peal on lainetaja. Vau, täiesti lagunemas. Kast, kus kunagi ammu oli sees tõenäoliselt mõni ehe. Selle koha seintel näeme arvukalt maale, joonistusi ja kujutisi endisest elust, mis siin ripuvad. Mulle lihtsalt meeldib see saanvoodi, mis on toa keskel. Ja nagu näete, võib-olla ei näe seda, aga see on natuke põrandast kõrgemal. Vau, öökapp kohe selle kõrval. Jällegi on kujutatud hinduistlikku kunsti. Me nägime Jaapani kunsti, hinduistlikku kunsti, Aafrika kunsti, kõik erinevaid stiile. Lühter ripub siin toa keskel. Imeline see. Ja siis voodi, mis on siiani üles tehtud nii nagu siis, kui laps siin magas. Selle magamistoa seintel võib rippuda arvukalt maale. Vaatame siia poole. Ma arvan küll, see on vannituba. Vau, milline meistriteos. Siin on vannituba, mille keskel on vann. Kõik on tehtud lapse jaoks, kes siin varem magas. Ja nagu näete, on see väga-väga väike vann. Seinad ja laed on pragunenud.
selle koha taastamine peab kindlasti palju maksma. Tualett on kõrval ja siin selles nurgas on maha jäetud kuldne kell. Vau. Ka bidee on puudu. Ilus kuldne peegel selle kohal. Ma unustasin ka selles toas välja tuua selle imelise polsterdatud tooli, mis siin nurgas seisab ja ootab. Ilusad punased aktsendid lilledega peal. Vau. Ja vaatame kappi, kas sinna on riideid maha jäänud. Ei ole, aga siin on palju esemeid ja erinevat kunsti jäänud. Midagi sellist ootaks muuseumis, aga mitte maha jäetud majas. Olgu, lähme toast välja ja tagasi koridori ning astume nüüd siia tuppa. Ja see paistab olevat üks esimestest suurtest magamistubadest. Oh ei, see lõpeb tegelikult mingisuguse lõõgastusalaga. Jälle imeline lühter. Selle ruumi keskel on meil omamoodi kiviplaadist voodikujundusega lamamistool diivan siin nurgas. Nende siniste patjadega sinine tundub selles majas tihti korduvat. Nad armastasid kogu selles kohas tagasihoidlikke värve. Ja ma arvan, et see oli tüdruku magamistuba. Sest siin on sinist värvi ja kõik need joonistused naistest ilusates riietes. Siin on maal tüdrukust, kes maalib ja seal üleval on see imeline roosidega lamp. Vau. Feo. Neid joonistusi naistest, kes poseerivad erinevates asendites. Ukse kohal tüdruk, kes vaatab kaugusesse alasti kusagil tekil. Ja siis on meil siin keset tuba see kapp, mis on sellelt poolt hakanud täiesti ära mädanema. Nagu näete, vaatame, kas uks on lahti. Jah, on küll. Ja siin on meil nende inimeste esimesed riided, kes siin kunagi elasid. See jakk, selle inimese lipsud. Vau. Ja siis toa ühel küljel on midagi, mis näeb välja nagu tualettlaud, aga pigem meenutab see väikest kirjutuslauda, mille taga õppida. Aga sinu ees oli see imeline peegel, nii et ma arvan, jah, seda kasutati tualettlauana. Kindlasti, see on nüüd lagunemas. Siin on mõned brošüürid. Oh, see tundub olevat raamat. See pole tegelikult raamat, selle sees on midagi. Okei, ma arvan, et sa paneksid selle niimoodi raamaturiiulisse. Oh, vabandust. Ei, ma eksisin. Sa saad selle avada ja raamatu välja võtta, aga see ei taha enam välja tulla. Nagu näed, see on lihtsalt raamatu kaas. Ja seal üleval on meil peegel selle intrigeeriva kujundusega. Lihtsalt paeluv. Selle küljed samuti väga ilus. Veel üks neist kappidest. Ja siis on meil siinpool üks tuba. Joonistused seinal jälle. Ja see oli selle maja poole vannituba. Igal magamistoal oli muidugi oma vannituba sellises lossis nagu see. Vau, siin lõpus on väga suur kraanikauss. Kärbsed katavad seda juba. Pärast kõiki neid aastaid vaatab ma oma kohta selles majas, ma arvan. Peegli kohal on meil taas korduv peenkujundus. Isegi väike avamata limoncello pudel seisab siin. Ja jälle üks vann, kõik seebid, küürimisharjad ja kõik muu on endiselt seal sees. Ja selle küljed on täielikult marmorist tehtud. Vau, lähme nüüd sinna. Sest ma arvan, et selle toa lõpus oleks olnud magamistuba. Kõigepealt sellel laual on veel mõned asjad jäänud.
ja samuti vitriinkapp. Väga tore näha. Lähme nüüd sellesse tuppa. Oh jumal, ma näen kohe, et ka selles toas on üks neist imelistest ühtritest. Nagu ma sulle ütlesin, need peened sinised mustrid ja värvitoonid esinevad kõikjal majas, kogu lossis. Ja siis on meil seina sisse ehitatud voodi. Imeline, ikka veel alles pärast kõiki neid aastaid. Seadistan kaadri keskele, selle mõlemal küljel on näha. Seal oli nagu sisse ehitatud garderoob, kuhu sai sisse kõndida. Ja siis voodi kohal on kujutis Jeesus Kristusest, kes ripub ristil. Vaata tema nägu seal. Oh jumal, saaraks on magamistuba. Ingel siin kõrval. Mõlemal pool. Ja siis lähme ühte neist sisse. Ja kohe on näha, et keegi on üritanud selles toas olevat seifi lahti murda. Tõenäoliselt on seal ikka veel mõned väärtuslikud esemed sees. Väga kallid esemed võib-olla. Isegi kui sa näed, mis sellesse majja maha on jäänud. Meil on kamin, mille ees on televiisor. Väga paks ja kohmakas televiisor. Kamiin selle taga täielikult marmorist tehtud. Mulle meeldib peegel, mis on selle kohal. See kujutab naist põllul, talle, kes tuleb teda tervitama ja koera otse tema kõrval. Ja siin on meil jälle Claire, kes läheb tagasi sellesse tuppa. Härra Claire, selle majapidamise arst. Kui sa avad kõik need aknaluugid, saad vaadata üle kogu valduste ja näha kaugeid põlde ning viinamarja istandusi, mis on maja taga. Selles toas on neil ka väike puhketool. Mulle meeldib see polsterdatud tool, mis siin kõrval on. Seinal ripuv kuju ja see näeb taas välja nagu Aafrikas valmistatud kuju. Siis toanurgas on meil ka see sahtel. Sellel on laine muster peal. Kõik hiired ja muu on endiselt seal sees. Imeline teos, aga selle kohal jälle tohutu maal. Ja siis on meil veel üks garderoob, kus kõik kingad on. Ma arvan, et Claire magas kunagi selles toas. Sa näed kõiki tema korralikke kingi, mis on siia tuppa jäetud. Kogu tema riietust sellest päevast, kui ta lahkus. Oota, Jerun helistab mulle. Ma lihtsalt filmisin. Kas sa räägid tõsiselt? Jerun lihtsalt helistab mulle ja ma tulen siia tuppa. Kas see on salajane uks? Ei. Püha müristus. Mis? Kuidas sa seda tegid? Ma tegin pilti. Ja vaata, see on peaaegu valmis. See siin on 2 tasapinda ja see siin on 1. Sa võid selle lihtsalt välja tõmmata. Ei ole mingeid salajasi raamatuid ega midagi, mida peaksid tõmbama. Okei, kas ma võin sinna sisse minna? Vau, salatuba raamaturiiuli taga, mis see on? See on safe. Safe on siin taga. Oh jumal, see on nagu mingi religioosne ruum, kuhu on mõned artefaktid jäänud. Siia. Isegi üks Louis Vuittoni koua. See on kallis. Jah, see on ilmselt üsna kallis. Siil sees on mõned tekid. Oh jumal, salajane uks, mis viib sellesse tuppa. Okei, las ma vaatan, mis asjad meil siin on. Meil on see puust kuju. Tõenäoliselt on kõik selles toas väga-väga kallis. Meil on seal all mõned artefaktid. Ja siis sellel laual on meil
see näeb välja nagu mingisugune teleskoop, mida nad omal ajal kasutasid. Taldrikud, potid ja need näevad tegelikult välja nagu arheoloogilised leiud. Nuga. Oh, jumal. Meil on isegi see safe selles toas. Mis see on? Mis see sees on? Tegelikult pole see vist midagi. Ei. Seal peal on mõned kujud, siin taga vanad paberid ja sellel on väga huvitav lukustusmehhanism ning näed, et selle avamiseks on vaja 2 võtit. Ma arvan, et seal sees on veel üks väike seif. Jah, ilmselt on seal sees mingid väärtuslikud esemed. Vau, see oli täiesti ootamatu. Selles lossis on salatuba. Isegi lühter on siia jäänud. Martin, kas tahad selle seifi avada? Ma tahan näha, mis seal sees on. Mis seal sees on? Ma arvan, et sa oled sama põnevil kui mina. Oleks äge näha, mis seal sees on. Pole võtit, vau. Ja need on kindlasti muistsed aegade arheoloogilised leiud. Ma ei suuda ikka veel mõista, miks selline koht on lihtsalt täiesti maha jäetud. See on hullumeelne vaatepilt, rahvas. Ma näitan teile nüüd seda intrigeerivat koridori, mis siin asub ja minu arvates on see üks kõige uskumatumaid koridore, mida ma kunagi näinud olen. Kus maailmas näeksite nii palju maale koridoris rippumas? Olen uurinud juba 8 aastat ja see on siiani minu parim leid. Joonistused kõikjal seintel tehtud selles lossis. Ma ei tea, kuhu vaadata. Rahvas, seda kõike on lihtsalt nii palju korraga hoomata. Sa peaksid siin koos minuga olema ja seda koos minuga kogema. Aga ma püüan anda endast parima, et sind sellesse avastusse kaasata ja panna sind tundma, nagu oleksid selles lossis. Siin näeme rüüklit, kes hoiab mõõka oma vasakus käes ja ootab lahingut. Ja see asub siin koridoris selle väga-väga ilusa abilaua peal, mille taga on peegel. Siis on selle kõrval 2 polsterdatud tooli. Kõik asjad seal see. Nägu lilledega. Vau, lihtsalt hämmastav. Siin näeme Prantsuse küla. See võiks olla ka Veneetsia. Veneetsia Itaalias. Maamaalist, mida parasjagu maalitakse. Uskumatu. Ja see ongi see trepp, mis viib meid hiljem ülemisele korrusele pööningule. Aga kõigepealt lähme siia tuppa ja juba näed diivanit, mis on selles toas täiesti kummuli. Aga jälle, nii palju ilusaid asju, mida vaadata. Kõigepealt, selles toas on imeline lühter. Ja siis maal alusel võib-olla polnud see tol ajal isegi valmis ja siin tundub see tagurpidi olevat. Vau. Siin näeme jälle Clairet tagasi tulemas, jalgpalli mängimas. Ja siis üks esimestest autodest. Tõenäoliselt said need inimesed, kes siin elasid endale ühe sellise auto lubada ja sõitsid oma autoga mööda linna ringi. 1900. alguses on siin maalil kujutatud üks väga-väga tähtis mees. Siis on meil need vaasid, mida ma tõesti jumandan. Portselanvaasid. Vau, need on vapustavad. Kunstiteoseid on jälle kõikjal.
see tundub olevat täiesti suletud, ma ei hakka seda avama. Aga vaata seda seadet, mida ma siin allpool näen. Need olid pressitud plaadid, mida sai omal ajal osta ja muusikanoodid olid neisse pressitud plaatidesse talletatud. Ja see mängis ringi ning need seadmed siin kõrval mängisid muusikat ja lõid sümfoonia, sümfonion. Millist imelist kasti me vaatame? Sa võisid selle kinni panna. Okei, ma lihtsalt käivitasin selle. Kuidagi ma ei taha, et see mängiks. Oh jumal, see mängis muusikat. See on täiesti hämmastav. Ja siis on meil siin kõrval see hobune, millega lapsed said kogu maja peal sõita. Vau. Siin näete üht omanikku vanasti Ferrariga sõitmas ja Claire'i ennast kaugusesse vaatamas. Ja see tuba, kus me praegu seisame, oleks olnud taas ülemise korruse puhkeala. Nii palju istumiskohti kogu majas. Sul on jälle tohutu peegel, mille all on 2 ilusat vaasi. Need on samad, mida me just nägime. Tõenäoliselt täiesti käsitsi valmistatud. Siis on all kamin, mille mõlemal küljel on 2 lõvi. Fantastiline. Ma olen ikka veel šokeeritud, et muusikakast minu jaoks mängis. Oi jumal. Okei, lähme tagasi koridori, vaatame veel ühte tuba siin. Ma näen, et meie mõlemal poolel on veel 2 magamistuba. Lähme kõigepealt siia tuppa, vaatame selle uuesti üle. Voodi kohal on imeline lühter siin. Selle all on meil see sinine voodi. Imeline sinine toon. Mida ma näen? Roheline voodi. Olen liiga kaua filminud, rahvas. Liiga kaua filminud. Padi on ikka veel seal. Ja kui sa käega üle selle tõmbad, näed mustrit välja ilmumas. Voodi kohal jälle tohutu maal. Siis on meil mõned öökapid, seal peal on kujud, üks naine mängib pilli. Oh, vaata seda hallitust, mis katab seina ja neelab seda maali. See alasti naine, kes meil siin seinal on, seda on lihtsalt pöörane näha. Meil on kõrval veel üks raamatupidamislaud. Olgu. Vaata, kuidas see katab siin kõike. Lühta. Ja siis on meil siin toanurgas veel üks sahtel. Avame selle nüüd. See on kõik aeglased seal. See on jälle täiesti tühi. Paar koost mõne maaliga. Veel üks naine naeratab meile. Sinine tuul, mis on täielikult polsterdatud. Kogu hallitus katab sellel pool olevaid maale. Ja siis jõuame jälle teise vannituppa, kuid jälle on seal oma vann, tualett otse selle kõrval. Ma ei saa sellest kohast küllata, tõesti ei saa. Ja vaata siia, see on see sama loss, mida nägime alla tulles. Nii et see võis omal ajal olla ka perekonnavara. Vau, või võib-olla mitte ikkagi perekonnavara. Avame selle viimase toa ja ma juba näen seda. See on täiesti hämmastav. Sul on isegi kirjutuslaud selles magamistoas. Vaata seda. Kas see pole mitte hullumeelne? Käsitsi kirjutatud märkmed aastast 1888. Tõenäoliselt mitte aastast 1888, aga need on käsitsi kirjutatud märkmed, mis on siia jäetud. Siia peale on veel paar kollektsiooni eset.
siis oli neil siin laua taga see polsterdatud tool. Täiesti detailideni kujundatud. Ja me vaatame seda imelist magamistoa lühtrit voodi kohal. Imeline lühter. Ja magamistuba ise. Kilkivist voodi on pärast kõiki neid hülgamisaastaid ikka veel üles tehtud. Mulle meeldib nende voodite kuju, need on sellele ajale väga iseloomulikud. Näib, et need tulevad uuesti moodi ainult Prantsusmaal, ma ei näe neid üheski teises riigis. Need on väga-väga iseloomulikud Prantsusmaale. Võib-olla olen neid mõnes teises riigis paaris kohas näinud, aga mitte eriti palju. Siin on meil veel üks polsterdatud tool nurgas. Neid on majas igal pool väga palju. Voodi kohal on veel üks tohutu maal. Sahteel, kus on veel palju-palju rohkem esemeid. Aga kõigepealt köidab mu pilku selle kõrval olev kuivatatud lind. See näeb õõvastav välja. See näeb täiesti õõvastav välja. Jälle on kõikjal kujud. Kas sa arvad, et nad on selle kuidagi leidnud? Jumal. Siis jälle peegel selle kohal täiesti vasest valmistatud. Ja siis siseneme selle koha viimasesse magamis- ja vannituppa ning siin ripub vannitoa keskel lühter. Vau. Kraanikausiga ala, kus saad end õhtul pesta, hambaid pesta ja kõike muud teha. Fantastiline. See siin kõrval paistab ka olevat tualettlaud. Viimane pilk sellele magamistoale enne, kui ma sulle pööningut näitan. Meil on siin üleval veel üks viimane tuba, mida näidata. Ma lihtsalt unustasin selle. Lähme siia sisse. Ja meil on veel üks hämmastav tuba, mida imetleda. Tulge sisse, tulge sisse. Okei, ma ei tea, milleks seda tuba kasutati. Siin on jälle mõned maalid. Vana mees väga tõsise ilmega. Tõenäoliselt poliitik. Ja selle all on kohvilaud, millel on linnud peal. Ilusad värvid. Vau. Ollan faasan koos oma poegadega. Ja samuti selles toas on meil esigu nagi. Moomast nahast jopega. Me nimetame seda ponchiks. Vau, uskumatu. Sellel on marmorplaat peal. Ja ma tahan selle jope kohta veel midagi öelda. Tänapäeval see ei ole enam vastuvõetav sellest karusnahast jopet teha. Vanasti kandsid inimesed seda, eriti väga rikkad inimesed. Veel üks tool siin nurgas, sinna on sisse lõigatud öö. Mulle meeldib see väike kraanikauss, mis meil siin kõrval on. Kahjuks vesi enam ei jookse. Aga vaata seda kaunist kujundust, mis on selle ümber. Isegi kraanikausi enda ning kraani enda peale tehtud nikerdusi. Tundub, et sinna on draakon sisse nikerdatud. Võluv. Kas arvad, et see on nüüd tualett? Jah, on küll. Vaatame tualetti. Isegi tualetis ripuvad neil maalid. Olgu, ja siis on meil siin veel üks asi. Ja see on see ilus kuju, kuhu on kõik need loomad sisse raiutud. Siin üleval on madu, ümberringi on öökullid. Ja mulle meeldivad ka selle kuju värvid, need on lummavad. Ja siin üleval, parimast parim. Kaunis maal noorest naisest, noorest tüdrukust, kes hoiab käes lilli.
värvid on nii peened ja nii õrnad, ma võiksin seda igavesti vaadata. Lähme nüüd üles korrusele jalutama. Nii et kõik järgige mind, sest me läheme selle maja viimasele korrusele pööningule. Oktai näitab mind jälle ja me läheme selle trepi kaudu taas üles kõige ülemisele korrusele. Ja säintel näete jälle neid joonistusi, mis korduvad kõikjal. Selles majas on tõenäoliselt laiali isegi 1000 maali. Ja me oleme juba väga kõrgel lossi sees. Ja tundub, et siseneme selle koha viimastesse ruumidesse. Kahjuks küll, aga me näitame teile neid ikkagi väga üksikasjalikult. Esimene asi, mida me näeme, on see, et kogu loss näeb väga korralik välja, aga ainult see korrus on natuke segamini. Okei, ma peaaegu kukun ka. Kui sa saad hakkama, siis tule mulle järele, ma näitan selle koha viimased osad. Nii et? Kõigepealt tuleme siia. Katus on siin täiesti katki. Isegi vihm, mis sajab väljas, tuleb siia sisse. Väga kurb on seda vaadata. Siia on jäänud väike istumisala, mõned polsterdatud toolid on siin toa keskel. Ja kohe siin samas kõrval on meil veel üks tualettlaud koos sahtliga. Mis iganes ei olekski maha jäänud, see tundub olevat lukus. Seda ei saa enam avada. Panen selle siia. Meil on siin tüdruk, kelle käel on kotkas. Mõlemad vaatavad samas suunas kaugusesse. Siin on ikka veel mõned mündid, frankid, pool franki. Olgu. Väga väike uks, mis viib meid lossi ühte torni. Sellel pole ümmargusi torne, vaid sellel on nelinurksed tornid. Ja see oli üks neist tornidest, kus tõenäoliselt magas üks lastest. Siin näete endiselt ära tehtud voodit, seal seina peal on veel üks hämmastav maal. Ma avan ühe neist akendest. Väljas sajab väga tugevalt vihma. Sa näed, et laps oleks võinud vaadata taga olevale mäenõlvale. Paneme selle uuesti korralikult kinni. Ei taha lossi rohkem lõhkuda, kui see juba on. See tundub olevat lukus, aga jälle seda on sööma hakatud. Termaite poolt, kui siia lähemalt vaadata, siis näed seda. Kummardu veidi alla. Juman, seal polegi nii huvitav. Nüüd on meil ülemise korruse koridor. Sa oled korras, mees, ma näen, et sa jääd mulle järgi. Siin on meil ülemise korruse koridor, mis viib veel mõnda tuppa siin üleval. Ma arvan, et need siin olid kunagi ka magamistoad, aga on nüüd millekski muuks tehtud. Kindlasti kunstihoiuruumid. Nagu näha, on siin lihtsalt nii palju maale jäetud ja laiali pillutud igale poole. Nii kurb vaatepilt. Aga siitpoolt näeme mõningaid tööriistu, mida härra Claire kasutas arstina. Isegi tema piip, mida ta suitsetas, on siiani siin alles. Me nägime allkorrusel pilti temast piip suus ja see võis olla seesama piip. Siin on täiskomplekt tööriistu, millega ta patsientidega töötas. Mulle meeldib see kujutis siin. See on Prantsusmaal Le Cournot du Roi. Ja see kujutab, ma arvan, parlamenti, kus inimesed istuvad ümber laua või midagi börsi taolist. Vau. See tuba on lihtsalt lummav vaadata. Esimene asi, mida selles toas näeme, on see kirjutuslaud koos kõigi selle ümber olevate raamatutega. Ja siis on meil siin see gloobus, mis saab pöörata igas suunas, nagu näete. Imelinese.
komplekts. See avaneb paljastades pardli. Ja mõned erinevad esemed. Ma mõtlen, milleks teid ülemisi korruseid kasutati. Ma arvan, et võib-olla me õpime. Me näeme kohvrit, millega saab maailma avastada. Need inimesed olid väga rikkad ja tõenäoliselt reisisid nad kogu maailma läbi. Siia on isegi relvaga puur maha jäetud. Wow. Okei. Rohkem asju selle toa poolel. Ole eriti huvitav. Maali, mis on täielikult lagunenud. Faemere kaart. Wow. Maja on aastate jooksul täiesti lagunenud. Siia on jäetud veidi uuemad ajakirjad. Racing La Twingo Aras. See on 2020. aasta oktoobrist. Siis elasid siin veel inimesed. Siia on isegi disketid alles jäänud. Kui minna tagasi koridori kaudu ülesse, siis siin on meil veel üks neist polsterdatud pinkidest. Ja nagu näha, on sellel sama disain nagu väiksematel pinkidel, mida me all nägime, aga siin on neil selle suurem versioon. Võib-olla kuskil 2 ühe hinnaga. Victoria ajastu Napoleoni aegade kujutis. Inimesed istuvad pargis ja veedavad mõnusalt aega. Kas meil on veel mõned panipaigad, kus on riideid sees? Pole enam palju asju, mida vaadata. Olgu! Ma tahan jõuda siia, meil on veel viimane. Minnes siis. Oh jumal, see on kohutav. Jah, aken on lihtsalt lahti. Vau. Tule! Kas teil on kõik korras? Me lähme üles, me lähme torni, nüüd. Sa näed, sellest toast on näha, kui lagunenud see koht on. Siin on isegi veel, oh jumal. See viib lossi tippu. Okei, kui ma siin üles lähen, olen ma liiga nähtaval, nii et ma ei tee seda. Nii palju vihma. Lähme paneme selle uuesti kinni. Vau, rahvas, milline fantastiline loss, mida me just avastasime. Ma ei oleks iialgi oma kõige pöörasemateski unistustes osanud ette kujutada, et saan avastada ja filmida sellist kohta. Jah, me just tegimegi seda. Loodan, et teile meeldis see suurepärane ringkäik selles lossis, mille tegi see kena noormees, kes on kenasti riides ja ta andis teile suurepärase ülevaate sellest. Kui teile meeldis selle nädala video, siis palun pange like, tellige kanal ja kirjutage kena kommentaar selle kohta, mida arvate sellisest mahajäetud kohast ja kas te ostaksite selle. Kirjelduses on ka link Patreoni lehele. Nad saavad aidata kanali toetamisel ja aitavad meil üle maailma reisida, et avastada veel rohkem neid hämmastavaid kohti. Sellega lõpetan selle uskumatult põneva avastusretke ja näeme juba järgmisel nädalal uue seiklusega. Head aega, armastan teid väga-väga palju.